Milliste saladustega vöökoht saledaks saada? Esiteks, vahet ei ole, kui palju sa oma kõhulihaseid treenid. Kui sinu kere keskosas on väga palju rasvamassi, siis sinu vöökoht väga palju rohkem trimmi sellest treeningust siin ei lähe. Järelikult peab vöökoha salendamiseks tegema rohkemat kui lihtsalt kõhulihaste treenimine. Äkki peab isegi regulaarselt iga nädal liikuma, nagu näiteks jalutamine või aeroobse treeningu tegemine. Ja isegi regulaarsetes jõutreeningutes võib kasu olla, et parandada terve sinu keha koostist. Ja äkki on vaja isegi söömisharjumused üle vaadata. Kas mul on head harjumused söögilauas? Kas söön valdavalt vähe töödeldud toitu? Kas olen järjepidev ja rahulik süües? Või kiirustan süües ja haaran mida iganes kätte satub? Ja kuidas mu unehügieen ja stressijuhtimine on? Vöökoha trimmi saamine vajab rohkemat kui paari salanippi. See vajab elustiili muutust. Kui sina tunned, et sa vajad elustiili muutmisega abi, siis kirjuta mulle.